Nii. Ja video on peal. Tervist kõigile. Tore näha kõiki. Ootame veel hetke võib-olla ja siis ma juhatan selle asja sisse. Võtan väikse sõna ja annan kohe kellelegi teisele sõna edasi. Sest oleme siis tulnud siia jagama oma tulemusi või siukseid kogemusi tervisetoodetega, Koralliklubi terviseprogrammidega. Ja meil on siin keegi Meelis tuleb veel, lisab ennast. Ja tegelikult ma ootan siia pikisilmi ühte härrasmeest, kelle nimi on Madis Sinimets. Aga kuna teda hetkel ei ole, siis veel on Maarja liitub siin meie grupiga ja väga kena. Ja Margus veel tuleb. Võib-olla teeme veel väikse minuti ja keegi tuli nüüd ilma nimeta, keda ma ei oska tervitada. Nii, keegi veel tuleb. Maarja Anijärv. Igal juhul kellelgi on vahepeal mingit rõõmusõnumit öelda, siis võib ju hetkel veel öelda, et saate proovida ära oma mikrofoni, kas töötab ja kas saate ta sisse lülitada näiteks. Teeme selle mikrofoni proovi, et Karin, kuule, lülita korraks oma mikrofon sisse, ütle paar sõna, kui sa saad. Ja muidugi sa. Tere kõigile. Mina olen Karin. No väga hea, ilusti kuulda. No ja kuna nüüd ma Madist ei näegi hetkel praegu tulnuna, et juurde on mingi tehnilisi tõrkeid, siis meil... Küsime, kes see ilma nimeta on järsku see Madis? Võt ei tea, see 74275. Kui sa kuuled... Ahah, see on vist... Margus on ka siin, Margust näen. Võt seda inimest ei tea. Ta võib öelda, kes ta on, et siis me teeme. Svea tuleb veel. Tore, aga ma arvan, et 2 minutit oleme oodanud, et väga tore, et kes on tulnud, need on tulnud ja eks sellest saab salvestuse ka. Et meil tekkis siin idee, et teeks ükseid, salvestaks ära inimeste tulemused tervisega. Et muidu me räägime kõik siin nurga taga oma sõpradele ja tuttavatele ja kuskil ei ole nagu seda fikseeritud, aga ütleme, et tulemusi 10 aasta jooksul on kogunenud nii palju ja on ka nii palju inimesi, kes on leidnud selle klubi endale terviseklubi nagu vajalikuks, et neilt nüüd siis niimoodi tulemusi kokku korjamegi ja täna siis ma olen kutsunud meile oma tulemusi jagama oma suurepärase partneri Soomest, Karin Härginen ja tema oli nõus, ta on siuke hästi tore, aktiivne, võtab aktiivselt osa õppeprotsessist, areneb kogu aeg, räägib häid sõnumeid oma sõpradele ja sõbrannadele, mida siukest loomulikust intelligentsist ja kõik töötab suurepäraselt. Et 3 lapse ema ja jõuab ka perega tegeleda ja ühesõnaga edukas igal rindel. Annangi sõna Karinile. Ja veel kord tere kõigile. Mina olen Karin Härginen, elan Soomes juba 93. aastast. Ise olen pärit Tallinnast ja Koralliklubiga meie, ma hakkan siis kohe vist pihta, on ju. Ja Koralliklubiga meie pere tutvus aastal 2014 ja suvel. Et sellest on juba siin aega läinud, et ja Koralliklubis me tulime, kuna otsustasime ikka proovida vanemal tütrel, tol hetkel ta oli 9-aastane, oli päris palju erinevaid allergiaid ja siis oli tal veel see psorias ja ütleme nii, et me käisime viimast korda arsti juures ja mu laps sõi siis terve aasta peaaegu iga päev allergiarohtusi, ütleme 4 aastat järjest ja see ei olnud päris hea. Lapsel olid pidevad kõhuvalud ja igasugused probleemid hakkasid veel rohkem välja tulema ja
Ja siis, kui arst ütles veel, et teil ei ole ju muud valikut, siis ma mõtlesin, et ei, et päris nii ei saa olla, et kindlasti on midagi muud ka valikut ja siis hakkasin otsima ja siis ma tuletasin meelde, et mulle oligi koralliklubist räägitud juba eelnevalt mitu aastat enne seda, kui ma seda kuulda võtsin. Jana Veiko pani minu pildi välja, kui ma tulin koralliklubisse ja siis nüüd suvel tehtud. Ja kui ma tulin, siis me otsustasime proovida koralliklubi tooteid ja tervisekontseptsioonist muidugi alustasime veest ja pöördusingi tagasi Vilve Veiko poole, kellelt ma olin juba eelnevalt kuulnud seda, kui ma olen ikka seda meelt, et kõigil on oma aeg, et ütleme, tol ajal või siis meie perele ei olnud seda vist vaja või me nagu ei kuulnud seda. Ja siis super tulemus, Karin, vau, aitäh, Mari. Ja siis ma alustasin koos oma tütrega koos samaaegselt, ütleme, detoksist. Ja ma mäletan veel, et siis just alguses, kui me tulin koralliklubisse, Eestis toimus Olga Butakova Terviseakadeemia loengud, kus ma siis ka võtsin muidugi osa 2-päevases ja mul oli võimalus temaga suhelda ja ma läksin siis temaga rääkima. Ja rääkisin oma lapse probleemid ära ja siis ta lihtsalt ütles mulle, et hakake õieti vett jooma. Ausalt öeldes ma isegi natuke solvusin, mõtlesin, mis mõttes, ma räägin siin siuksed jutud maha ja inimene siis vastab mulle, et hakake õieti vett jooma ja tõesti, ma võin ütelda, et meie pere ei osanud vett juua. Et meil oli kombeks juua tõesti külma vett. Ma isegi veel mäletan, ma alati ootasin kraanis, kui tuleb jääkülma vett umbes ja me alati õime söögi ajal ja pärast sööki, mitte kunagi peaaegu mitte enne sööki. Ja kui me hakkasime õieti vett jooma, ütleme nii, et nädala jooksul mu lapsel kadusid kõhuvalud ära, mis olid, ütleme, igapäevased. Ja siis, kui me alustasime selle programmi detoksiga, ütleme, 2 nädala pärast mina sain siukse super tulemuse, mida ma üldse ei oodanud ausalt, mul oli no ma ei ütleks, et päris migreenid, aga ütleme igapäevased peavalud olid mul mitu aastat juba enne koralliklubi ja mul kadusid peavalud ära, mis oli minu jaoks üldse vau. Kuna muidugi pere, lapsed, töö, mees, et mõnikord oli nii, et õhtul tulid töölt koju, et ei huvitanud mitte midagi. Panid lihtsalt ennast oma tuppa peitu ja oligi kõik. Ja siis lapsel hakkasid muutuma, ütleme, tervisega kõik, et muidugi meil läks aega lapsega 1,5 aastat, aga 1,5 aasta pärast mu lapsel ei olnud enam ühtegi allergiat. Tal oli päris palju, et isegi sõrmede peal 10 sõrme tuli kokku küll, kui lugesime neid allergiaid. Ja psoriasest ei olnud ka midagi enam näha, vähemalt nahk oli puhas. Ja muidugi ma hakkasin siis kohe ka edasi seda rääkima, et ma käisingi võib-olla algul nagu, kuidas ma ütlen, eesti keeles, ma ei teagi, kui vene keeles on slomane raadio, no nagu katki läinud raadio või kuidas. Et käisin ja rääkisin inimestele, et mis tulemused ja et vau, et lihtsalt hakkasime vett jooma ja mingid teatud tooted, ütleme ensüümid ja rasvhapped on ju lisasime ja hakkasid tulema siuksed vau tulemused. Muidugi ei olnud ainult detoksi peal, ütleme, me hakkasime minema tervisekontseptsiooni järgi. Algul õppisime vett jooma, siis ütleme puhastused ja siis toidame ja kaitseme. Ja tänapäeval meie pere elab niiviisi juba mitu aastat ja ütleme, meie elukvaliteet on muutunud kohe. Ma ei oskagi ütelda. Ütleme, kui enne olime kuskil 1, siis me oleme nüüd 100. 100% juurdekasv nagu ja, tõesti. Teadmistes ja julgen kohe niiviisi ütelda ja ma käin ikka tänapäeval ka veel edasi kõike koolitusi, mis võimalik ja nüüd ma lähen kusjuures ühte projekti, ma pean sellest kohe rääkima. Ma arvan, te olete ka kuulnud selle, kuna see on koralliklubi kompanii poolt projekt FatLab. Kui keegi on huvitatud, et võite minuga ka ühendust võtta, ma võin seletada ja ma leidsin endale super treeneri, et kui me sinna liitume, siis igaüks valib treeneri. Et seal on muidugi suur valik, aga kuna ma tean juba ühte siukest treenerit, kes on saanud super tulemused enda tervisega, et kes on huvitatud, et see ongi mitte kaalu langetamise projekt, aga see on just, et
taastada metabolism. Kas eesti keeles on metabolism? Et ongi metabolismi taastamine. Jah, et see projekt on just nagu... Et toitainet paremini omastada ja kogu aeg oleks soolestik väga heas olukorras. Et terve soolestik on meie edu pant nagu. Jah. Et mina nüüd lähen ise sinna projekti osalejana ja siis tulevikus mul muidugi on plaanid, et minna ka treeneriks edasi õppima. Et sellised võimalused on meil ka olemas. Aga ma arvan, et ma vist olen kõik sellega, et kui kellelgi on küsimusi, võite esitada, mikrofonid lahti teha või ma küsiks suunava küsimuse. Ma mõtlesin, et ma küsisin ka üks päev su käest seda juba tegelikult, et tänapäeval on igast hirmuteooriad liiguvad ringi ja inimesed kardavad haigestuda erinevatesse asjadesse. Et siis nagu meie programmid ongi just nagu suunatud tervisele, et mitte haigustele. Et mida sa nagu soovitad, et näiteks selle moodsa asja puhul, et mida meie toodetest nagu võtta, et olla nagu tugevam, pidada vastu nendele asjadele. Mõtled sa seda meie viirust või? See, mis me ja, ma mõtlen seda, et... Ma olen ise selle läbi põdenud 2 korda. Eelmine aasta, üle-eelmine aasta ja eelmine aasta. Umbes samal ajal, oktoobri, novembrikuus. Et midagi jubedat see ei olnud. Ütleme nagu tavalised gripid. Ja muidugi tänu meie toodetele, ma arvan, et ma olin nädala aja pärast juba valmis tööle tagasi minema, aga pidi ikka olema 2 nädalat karantiinis ja mul oli ausalt öeldes 2 nädala pärast maja oli välja ära koristatud, kaardilad oli ära vahetatud. Energiat oli palju. Et ma niisama siin ei istunud muidugi. Ja muidugi meie Fytoviroon, mida ma siis võtsin ja kõike muid. Ja et meie tooted on super, mis aitavad kiiresti taastuda, et me ei jääks sinna voodi põhjale siis magama mitmeks nädalaks ja palavikku ja nii edasi. Et sa põhimõtteliselt ikkagi dubleerid natukene, et kui sul mingi asi on, et siis iga kuu on sul mingi programm ja kogu aeg on sul seal mingi 10 tooteid, mida sa üheaegselt tegelikult võtad. Ja kusjuures ma võin veel jagada, kuna ma lähen sinna FOTLabi, me pidime tegema mõningad analüüsid. Ühesõnaga ma pidin tegema D-vitamiini ja kujutage ette, ma olen Soomes, ütleme Põhjamaal ja minu D-vitamiin on 116. Et kui läheb üle 120, et see ei ole juba hea, aga mul on nii normis, kui võib olla. Et jah. No suurepärane, aga sa oled seda uut pritsitavat D-vitamiini kasutanud, jah? Ja, enne seda ma kasutasin seda teist, mis oli hea, see persikumaitsega. Seda tuli ka nüüd vist, on klubis seal mõned pudelid vist on seda vähemalt. Siis ma peaks kohe uurima, sest mu lastele meeldis see vana rohkem. Ja, siis sa pead uurima, vaata. Et info peab levima, on ju. Et alati ei tule ise selle peale kõik. Aga väga hea ja sul on, üldiselt on veel ju tegelikult palju tulemusi isaga ja... Aga me võime need järgmiseks korraks jätta, ma arvan, sul on veel, kes tahavad jagada. Kõike välja ei lao kohe, on ju, jah. Et põhimõtteliselt, kui tahate ennast hästi tunda, lihtsalt võtta enda teadmiseks meie tervisekontseptsioon ja muidugi natuke vaadata üle meie toidulaud ja põhimõtteliselt kõik on võimalik taastada. Et 7 aasta pärast iga üks meist võib olla täitsa uus inimene. Absoluutselt. Ja siis praegult on veel nii mugav süsteem tehtud, et need kõik asjad on pakki pandud ja igale pakile on informatsioon juures ja kõik on ära seletatud, miks ja milleks ja et on kõrge kvaliteet, et meil on need sertifikaadid, et maailmas leiab palju neid tootjaid ja asju, kes müüvad seal tervisetooteid. Neid on palju, väga palju erinevaid. Aga just Koralliklubi erinevus sellest, et kellelgi ei ole pakkuda nii suurepäraste omadustega vett esiteks ja samamoodi ka organismi puhastus Colovada on maailma esimene programm. Sellest paremat organismi sisepuhastust ei ole olemas, et ma olen teinud neid Colovadasid ka algul 3 tükki järjest. Et see oli hästi tõhusa mõjuga, kusjuures Butakova õpetuse järgi ta oli, et umbes, et hoiad 2 nädalat vahet ja siis teed uuesti. Aga see on siuke päris hea kogemus, et mina sain oma paljudest asjadest nagu tervist hukka paremaks.
Vot, aga sul oli isaga veel oli ju mingi rõõmusõnum siin ükskord, sa ütlesid, et kolesterooli juttu. Ja seda võiks ka rääkida. Me oleme viimasel ajal siin kahjuks käinud isaga päris tihti arsti juures, aga muidugi selles on ka omad süüd, ülekaal ja et ta on siin koroona ajal täitsa koju istuma jäänud. Aga tooted nad ikka söövad tublisti ja praegult nad läksidki, kusjuures minuga sellesse projekti lähevad 1. märtsil ja praegu käivadki puhastusi läbi. Aga kuna meil oli vaja isaga ja arsti juures kõik testid ära anda ja siis tal ei ole kunagi tegelikult olnud kolesterol normis. Pluss ülekaal, muidugi ta oli hetkel just 140 kilo, ütleme umbes. Nüüd ta on juba natuke alla võtnud siin paari nädalaga, kuna puhastuste peal. Ja kui me käisime arsti juures, arst kohe vehkis kättega, et mis mõttes, et see ei ole võimalik. Siis isa ütles, mis mõttes, mis nüüd juhtus? Teil on kolesterol normis, et kuidas see on võimalik? Siis isa tuli autosse ja ütles, et kuule, et need su tooted vist ikka töötavad, ma ütlesin alleluuja. Et ärkasid üles nüüd, et tõesti. Et ütles, et kuule, et ma pean vist veel tellima rohkem seda letsitiini, et see oleks olemas. Ma ütlesin, ja muidugi, et tellime. Ja ma tahan rääkida veel selle meie termose kohta, et te olete arvan, paljud näinud meil klubis siukest Hydrate Award sinist termost. See ongi mõeldud täitsa vee jaoks, et see ei ole mingi kohvi või tee jaoks. See termos ongi mõeldud vee jaoks, et me jooksime teiega kõik soojemat vett, ütleme, külmvesi ei ole kasulik ja see on spetsiaalselt alumiiniumist tehtud just, et tavalistes termostes me ei tohi vett säilida, kuna seal ei ole kasulik säilida, aga see meie termos on just tehtud spetsiaalselt meie korallivee jaoks, et me saaksime teiega terve päev sooja vett juua ja arvake, mitmes pudel mul täna see on juba. Siin on liiter 200 minu arust. Kolmas või? 5. Opa! See on küll ma väga natuke võtsin endale eesmärgiks, et ma hakkan veel rohkem vett jooma. Mul on omad natuke siin pandud sellised eesmärgid, mis ma tahan saavutada. Ja selle jaoks on natuke rohkem vaja vett juua. Ja täitsa hästi õnnestub. Mida soojemat vett ma joon, seda kergem mul on seda vett võtta. Jah, et seda on ikka väga hea, et sa meelde tuletasid, et vesi, et vesi on kõige peamine ja kui seda ei ole, pole mõtet muud ka teha, vaata. Siis laske juba täitsa lõtt või jooge seal alkoholi või tehke midagi siukest, mis teil elu kergemaks teeb, aga seda ma ei soovita, vaata. Meil on terviseklubi ja ikka vesi ja korall ja Hass 500, et need on meie sõbrad. Minul oli siin pealt pentokan, et ikka 2 pentokani päevas hoiab ilusti vere käimas, et kaaliumi piisavalt. Kuule, aga suured tänud, Karin, sulle ja järsku kellegi küsimusi või? Et siin on, kus ma seda näen? Näe, keegi. No aga väga hea. Väga hea, aga võtamegi siis selle kokku on ja küll on meil aega, aga Madist ei ole ikka saanud ühendust. Ja järgmiseks mul oli Madis plaanitud, ta oli nõus küll, aga ju siis on komplikatsioonid hetkel tal ühendus saamisega, et ta on meil seal 4-kordne maailmameister karatees, et tema nagu siukest soovitust sportlastele oleks küll tahtnud kuulda, et mismoodi tema oma energia üleval hoiab ja ta on teinud. Küll me ta kinni saame. Ja, küll me saame, jah. Kuule, aga tänan osalemast ja kes tahab rääkida oma lugu või oma mingit tulemust, siis alati on oodatud sellised ettepanekud, kes tahab sõna võtta ja öelda oma sõnaga sekka, vaata, et mul on see juhtunud ja nüüd on niimoodi hulka paremaks läinud, et Karin tegi selle väga ilus esitluse siin ette ja lähme edasi, salvestame need YouTube'i ja saame kasutada kõik ka instrumendina, sest vahest meie juttu ei usuta ja ei kuulata, aga kui võõras inimene räägib või keegi teine, keda on ennem tutvustatud, siis see juhtub natuke teistmoodi. Aga tänan siis kõiki osalemast, et oli väga meeldiv ja järgmise nädala siis vaatame, tuleb järgmine selline sündmus. Suured tänud teile. Me võime muidugi proovida ühte asja, et teeme selle mikrofoni kõik lahti ja teeme Karinile aplausi. Et kas sobib niimoodi või? Ma loen siis 1, 2, 3 ja siis kõik aplodeerivad, vaatame, kuidas see interneti see värk käib, et kas tuleme ühenduses siis nagu häälelises, vaata. Ja, söögiruum on eraldas. Näe, väga hästi tuleb. Väga hästi tuleb. Võtke teised, kes tahavad.
tahavad plaksutamist koos meiega teha, energia saatmist, laske oma mikrofonid valla ja teeme ühe pausi. Veiko, oota korra, et kui lõpetad, küsiks Karini käest mõne küsimuse võib-olla ka. Ja, palun. Selleks me siin oleme, jah. Karin, kui ütle, kas sa pärast seda, kui sa said tulemuse, kas sa oma toidulauda ka muutud, jätkad sama audi, nagu enne said? Tead aru, et seal keegi on taustal, ma eriti... No ja paneme korra kinni oma mikrofonid peale Raivo ja Karini ja siis saame kuulata küsimuse. Veiko, sina saad ka need mikrofoni pärast kinni panna, kuna sa oled organisaator. Kes seal aparaat? Teistel, sa võid teistel ka kinni panna. Tuli tänagi kui küsima midagi. Nii, Meelis pani kinni. Nüüd on korraldus. Jaa, küsi, Raivo. Et kas sa pärast seda, kui sa said tulemuse pärast detoksi tegemist ja kui su lapsed said nagu lahti kõhuvarudest, kas sa siis said aru ka, et söömises on palju kinni ja muutsid oma söömisharjumusi ka või sa lihtsalt nagu tegid puhastust ja midagi ei muutunud sellest söömise valast? Juures ausalt öeldes alguses me ei muutunud midagi söömisega, kuna me hakkasime vett jooma detoksi, siis kui me jõudsime juba, ütleme, puhastusteni, et siis me hakkasime puhastuste ajal toituma, kuidas seal oli soovitused ja pärast seda muidugi ma hakkasin juba ka toidulauda üle vaatama, aga esimese tulemuse oma peavaluga, kuidas me kadusid peavalud, see oli detoksi peale, siis tõesti me ei muutunud mitte midagi muud, kui hakkasime vaatama, kuidas me vett joome. Et jälgisime just seda õige vee joomist rohkem. Selge. Suur tänu vastamast. No, suur tänu küsimuse eest. Tore küsimus. Nii, on kellelgi veel mingi? Ma arvan, et vaata selle toitumiseni peab igaüks mingi ajal ise jõudma. Et kui me hakkame kohe, et me võime tekitada alguseks stressi oma organismile, et ma ka tasapisi läksin, ütleme, sammu haaval ja muidugi siis igaüks jõuab just selleni, mis on tema jaoks vajalik. Aga täna ütleme niimoodi, et kas sa endiselt oled selle ilukokteili jooja, et jood sa iga päev ühe ilukokteili ka endal? Kusjuures ma olen joonud kollageeni vist juba 5 kuuri ära. Hetkel ma just lõpetasin puhastustega ja ma hakkan, mul on just siin sahtlis, veelurooni jooma. Ja pärast veeluroonist ma hakkan uuesti lähen kollageeni peale muidugi. Kollageen on nüüd minu üks lemmikutest. Okei. Ja hambapasta meeldib ka? Jaa, see on super. No selge, aga siis kui küsimusi rohkem ei ole, tänan kõiki ja teeme selle mikrofoni asja nüüd korra veel läbi. Teeme need kõik mikrofonid lahti, näidake, et olete siin ja plaksutame üheskoos Karinile, et teeme selliseks väikest müra. Et 1, 2, 3 ja. Super. Tunned, Karin, kuidas energiat tuleb, jah? Jaa, kuigi ma olen täna olnud nagu orav rattas, hommikust hakkas pihta kõik Zoomid ja koolitused ja energiat veel jagub. No suurepärane. No selge, suured tänud osalemast ja järgmine nädal kohtume juba. Et kellelgi on mingid soove esineda või öelda mingi oma tulemus, siis pange eelnevalt kellegi oma liidri juures kirja see, et te tahate tulla ütlema. Aga suur tänu kõigile ja... Veiko, mul on lõppu ka üks, ma panen kohe oma videokaamera ka. Ma võib-olla lõppu ütlen tere kõigile, Mari Siinpool. Et kõigepealt Karin, suured tänud, super äge naine, oled super eeskuju. Väga hea, et sa sellest termose pudelist rääkisid. Et ma lähen ka esmaspäeva klubisse ja ostan endale ka selle kohe. Aga võib-olla kiirelt ma ütlen ka lõppu, et mina sain ka täna endal Colovada pluss 2 kätte ja esmaspäeval alustan Colovadaga, soolestiku puhastusega. Ma olen vist 8 või 9 tükki siin 9 aasta jooksul teinud neid. Et Karin rääkis ka, et organismi puhastused on üliolulised, et mis annavad tulemusi. Ja tahtsin lõpetuseks öelda, et kes tahab minu ja Mercedesega koos teha seda soolestiku puhastust, siis me esmaspäeval alustame. Et koos kampus teha on lihtsam, võib-olla lõbusam koos ja peab vastu paremini.
et kuna ma tean, et see annab väga head tulemust, eks ma siis järgmine kord 2 nädala pärast, kui ma olen ära teinud, siis jagan teie kõigiga, et kuidas mul läks. Sul tuleb Tahtsin selle lõpetuseks. omavaheline grupp, kes siis samaaegselt teevad ja siis vahetate õhtuti kogemusi, et nüüd võtsin seda ja täna sõin seda ja näitad oma toidust pilti ja midagi siukest. Just, et koos on lihtsalt alati toetavam teha ja üksinda võib-olla kaob see motivatsioon ära ja kui seal on 4 savipäeva, et tahket toitu ei söö, siis tulevad igast imud ja isud, aga kui saad toetusgrupis rääkida, siis on palju lihtsam. Ja see enne kevadet ja nüüd suveks on minu meelest väga hea see soolestikupuhastus ära teha, sest ma olen päris palju neid teinud ja ma tean, et see tulemus on super hea, kui see korralikult nüüd läbi teha. Et seda tahtsin lõpetuseks kuulda. Aitäh kõigile. Ja suur tänu, Mari. Aitäh, Mari. Tšau.